Tere jälle jalkafanaatikud! Corner TV on taas siin, et teid kostitada hea ja värskema jalgpallialase uudisega. Kuna enamikes Euroopa tippliigades on hooajad lõppenud, siis hetkel väga suures mahus jalgpalli ei mängita. Kuid sellegipoolest saame rääkida põnevatest üleminekutest ning muudest põnevatest seikadest vutimaailmas. Lähme asja kallale! Eesti rannajalgpallikoondis alustab kolmapäeval Aserbaidžaanis Bakuus toimuvat MM-valikturniiri. Koondise peatreener Aleksei Galkin nimetas koosseisu 13 mängijat. Eesti mängib ühes alagrupis Itaalia, võõrustajariigi Aserbaidžaani ning Moldovaga. Esimene alagrupi mäng peetakse kolmapäeval 5. juulil Eesti aja järgi kell 12.30, kui vastamisi minnakse Itaalia koondisega. Neljapäeval kell 17.45 ootab Eesti koondist ees Aserbaidžaan ning reedel kell 12.30 Moldova. MM-finaalturniir toimub 15. kuni 25. veebruarini 2024. aastal Araabia Ühendemiraatides. Liverpooli jalgpalliklubi legend Steven Gerrard nimetati esmaspäeval Saudi Araabia kõrgliiga meeskonna Al-Ettifaqi uueks peatreeneriks. 43-aastane endine Inglismaa koondise kapten ütles saudidele esmalt ära, et lõi siiski klubiga 8 aastaks hiljem käed. Hooajal 2020–2021 mängis Al-Ettifaqis ka Eesti koondise kaitsja Karol Mets. Brasiilia jalgpallur Neymar peab maksma 3 miljoni euro suuruse rahatrahvi, sest rikkus ehitustöid tehes seadust. Brasiilia Mangatariba omavalitsus määras PSG-s leiba teenivale jalgpallurile kokku 4 erinevat trahvi. Nimelt lasi Neymar oma krundile ehitada tehisjärve, kuid luba tal selleks polnud. Meedia teatel trahviti Neymarit näiteks jõevee püüdmise ja ärajuhtimise ning maa eemaldamise ja taimestiku hävitamise eest. Saudi Araabia kõrgliigas palliv Al-Ahli teatas, et klubi ridadega on liitunud pikaaegne Liverpooli ja Brasiilia koondise ründaja Roberto Firmino. 31-aastasest ründajast sai vaba agent pärast eelmise hooaja lõppu. Firmino liitus Inglismaa suurklubiga 2015. aastal Hoffenheimist ning lõi kokku Liverpooli eest kõikide sarjade peale 362 mängus 111 väravat. Liverpooli särgis õnnestus brasiillasel võita pea kõik, mida võita annab. Tema auhinna kappi lisandusid meistrite liiga, Inglismaa kõrgliiga, FA karikas, liigakarikas ning Euroopa ja Inglismaa superkarikad. Al-Ahlis hakkab ta väljakut jagama 3 hooaega Londoni Chelsea't esindanud Senegali koondise väravvahi Eduard Mendiga, kes liitus klubiga nädal aega tagasi. Bundesliigas eelmisel hooajal ülinapilt meistritiitlist ilma jäänud Dortmundi Borussia teatas, et on toonud klubisse Wolfsburgist 22-aastase poolkaitsja Felix Mecha. Keskvälja mängija sõlmis Dortmundiga 5 aasta pikkuse lepingu, hakates kandma särki numbriga 8. Wolfsburgi esindas mees 2 hooaega, saades klubi eest kõikide sarjade peale kokku kirja 50 mängu, 3 väravat ja 7 resultatiivset söötu. Saudi Araabia jalgpalliklubi Al-Nasser teatas Milano Interilt poolkaitsja Marcelo Brozovic'i ostmisest. Ülemineku summat ei avalikustatud, aga Itaalia meedia teatel oli see 18 miljonit eurot. Kõik tahtsid teda, tema tahtis vaid meid, kommenteeris klubi hiljem ühismeedias. Praeguseks 30-aastane Brozovic liitus Interiga 2015. aastal, algselt laenulepingu alusel Zagrebi Dinamost. Itaalias veedetud karjääri jooksul tuli ta korra meistriks, 2 korda karika võitjaks ja pääses kevadel ka meistrite liiga finaali. Jalgpalli superstaari Cristiano Ronaldo Lissaboni lähistel kerkiva uue maja ehitusprotsesside hilinemine on ajanud tulevased naabrid maruvihaseks. Ronaldo ja tema elukaaslane Georgina Rodriguez on vihastanud naabreid, sest paari uue luksusliku maja ehitusprotsess on kestnud juba üle 3 aasta ja jätkub veel vähemalt aasta võrra. Ronaldo populaarsuse tõttu on meediaväljaanded ja youtuberid loonud mõisa kohta sisu, mis tähendab, et selle asukoht on Portugali avalikkusele teada. Algselt pidi projekt maksma 10 miljonit, seejärel 17 miljonit ja nüüd 28 miljonit naelstringit. Maja lähedal asuva golfiklubi hoone tuli ümber paigutada, mis on üks kulude suurenemise põhjusi.
Ronaldo olevat püüdnud suurema turvalisuse eesmärgil golfiväljakut ära osta, kuid tema pakkumine lükati tagasi. Naabrid on väidetavalt mures ka sellepärast, et kinnistult näeb otse nende aedadesse. Eelmisel kuul tehtud video näitas, et mõisas, mida kohalikud nimetavad halvustavalt Varo Ronaldo püramiidiks, on veel palju tööd teha. Ajaloo üks paremaid jalgpallureid Lionel Messi liitus mõni aeg tagasi USA klubiga Miami Inter. Nüüd avaldas klubi, kui palju hakkab maailmameister iga aasta teenima. USA-s ei hoita kunagi salajases, kui suuri summasid sportlased teenivad. Inter Miami boss Jorge Mas, MLS-i klubi direktor ja kaasomanik, rääkis El Paisile antud intervjuus, et Argentiina superstar hakkab teenima aastas 50–60 miljonit $. Sellega asi ei piirdu, sest uue lepinguga jagab Messi ka 2 Põhja-Ameerika kõrgliiga, suurima kaubanduspartneri Apple'i ning Adidase kasumit. Lisaks on tal võimalus osta klubis vähem osalus. FC Barcelona oli keerulise finantsseisu tõttu hiljuti sunnitud osade mängijate palkade maksmise edasi lükkama. Nüüd on võlgade tasumise aeg kätte jõudnud. Kuigi jalgpallimaailma superstar Lionel Messi lahkus FC Barcelonast enam kui 2 aastat tagasi, peab Katalaani meeskond talle endiselt palka maksma, kinnitas Barcelona president Joan Laporta väljaandele La Vanguardia. Laporta avaldas intervjuus, et võlad Messile kogunesid eelmise juhtkonna ajal, kuid Barcelonal on raha alles, et maksta oma endisele staarmängijale. Me võlgneme Messile ainult palga osamaksed, mis olid kokku lepitud eelmise juhtkonnaga. Edasised maksed kestavad kuni 2025. aastani. Me maksame kõik ilusti ära, ütles Laporta intervjuus. Londoni Chelsea suvine suurpuhastus jätkub kapten Cesar Azpilicueta lahkumisega Atletico Madridi ridadesse. Eelmise hooaja eel ja keskel suure osturalli korraldanud Chelsea on nüüd uue peatreeneri Mauricio Pochettino käe all jõuliselt ette võtnud koosseisu kärpimise. Mainekas jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano teatas täna kindlas kõneviisis, et Chelsea lahkujate nimistule lisandub Azpilicueta, kellel lubatakse tasuta kodumaale siirduda. 2-aastane leping Atleticoga saab allkirjad järgmisel nädalal. Valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora andis teada, et Eesti jalgpallikoondise 23-aastane poolkaitsja Vladislav Greida taas liitus klubiga. Käimasoleva hooaja eel siirdus Greida laenulepingu alusel Iirimaa kõrgliiga klubisse St Patrick's Athletic. Seal kogunes keskvälja mängija kontole 11 liiga mängu, neist 9 algkoosseisus ning 2 tulemuslikku söötu. Juunis jõudis Greida ja Iirimaa klubi vaheline koostöö lõpule ning laenuleping lõpetati. Kuulujutud Carlo Ancelotti kolimisest Brasiiliasse said viimaks lõpu. Legendaarne itaallasest jalgpallitreener juhendab algaval hooajal veel Madridi Reali ja seejärel suundub tõepoolest kohvimaa koondise etteotsa. Brasiilia jalgpalliliidu president Ednaldo Rodriguez kinnitas mõne tunni eest, et Ancelotti võtab Brasiilia rahvusmeeskonna ohjad üle alates Copa Americast 2024. Lõuna-Ameerika meistrivõistlused algavad järgmise aasta 20. juunil. Leping sõlmitakse 8 aastaks. Täname teid meiega olemast ning kohtume juba paari päeva pärast, et tuua teieni taas kõige põnevamad vutiuudised. Olete oodatud alati eelnevatel teemadel oma arvamust kommentaariumis jagama ning kui te juba pole subscribe meie kontole pannud, siis oleks viimane aeg seda nüüd teha. Näeme peatselt taas!